Tänan kutsumast. Teema, mis on tänaseks arutluseks varutud, kerget hulka kindlasti ei kuulu. Kuulu on erakordselt keeruline, aga ka väga-väga tähtis. Häbi küll, aga tuleb tunnistada, et ma ei ole iialgi sellel teemal avalikult arutlenud, ammugi mitte kutsunud teisi kõik kaasa mõtlema. See kutse tulla siia oli seetõttu üsna suureks üllatuseks ja väga meeldiv. Aitäh! Niisiis, isa. Kusjuures täitsa selge, kuule, kes natuke mõtleb, saab kohe aru, et isa pole mitte midagi, kui seal kõrval ei ole ema. Kumb see tähtsam on ja nõnda edasi. Et seda tähtsuse asja jätaksime nagu kõrvale. Tähtis on, et teine nendest ei puuduks või et teine ei saaks valesti aru teise rollist. Tähtis on, et nad teineteist täiendades, rikastades, teine teisele eelduste loojatena tunneksid ennast rõõmsalt, tunneksid ennast küllalt iseseisvalt ja ühtlasi nii, et ei tekiks mõtet olla kõige tähtsam. Kui see õnnestub, siis saavad mõlemad olla õnnelikud. Kui keegi arvab, et see on väga lihtne, siis ta nähtavasti ei saa aru, millest jutt käib. See on päris raske. Mõni harjutab terve elu, ikka ei saa selgeks. Ja mõni ütleb, et kuule, mis siin siis on? See on nüüd täiesti enesest mõistetav, teisiti ei saagi olla. Nii et arusaamine sellest küsimusest on, kuidas peenemalt öelda, nii seinast seina. Mõni ei saagi aru saama, räägib, ta ütleb, mis asi. Teisel pole seal üldse küsimust. Nii et minu vabandused, kui siit midagi läheb mööda, aga olgu siis kohe juba sissejuhatuseks öeldud, et uks on lahti kogu aeg. Kui kellelgi tekib küsimusi, kahtlusi, kõhklusi, siis paluks kohe märku anda mulle arusaadavas vormis. Ma katsun siis kas mõtte uuesti sõnastada täpsemalt või siis hakkame natuke arutama, et milles asi. Ega see absoluutselt ei pane imestama, et mõni asi võib tunduda nii ühekordse kuulmise peal natuke keeruline ja peamiselt muidugi seetõttu, et kui sa oled, kui te ükskord ise näete, kui te olete ükskord 80, küll te siis näete, et mõtet ei olegi väga kerge niimoodi ohjas hoida. Võib juhtuda, et mõte hajub natuke ja võib juhtuda, et mõni arutlus tuleb keerukas ja siis palun kohe küsida, et oot, mis sa nüüd mõtlesid, ütle täpsemalt. Ja ma teen seda hea meelega, nii et see ei sega meid üldse, see on meile vajalik ja kasulik. Aga teate mis, mina ei tea, kuidas teil on, aga minul on soe. Ma võtan teie loal pintsaku maha. Sissejuhatuseks ma siiski pean veel ütlema, et meil ei ole vähimatki lootust see teema nüüd ammendada. 2-3 tunniga see ei ole võimalik. Olgu siin minu asemel kes tahes. Ma ei usu, tulgu siit, ma ei tea, mingi iirlane või sakslane või juut või araablane. Kõik jääksid ette. Põhimõtteliselt on isa teema sedavõrd ulatuslik, et mida me siis õieti teha saaksime, mis meil siin võimalik on. Ja ma ütlen niimoodi, et ma saan näidata, kuidas mina nende asjade üle mõtlen. Igaüks mõtleb oma peaga kogu aeg. On mõelnud juba, eks ole, mõtleb praegu ja mõtleb edaspidi. Võimalik, et nende arutluste varal, mida me täna siin koos peame, tekib mõni idee, tekib mõni äratundmine, et selle üle ma olen mõelnud, nii see on. Seda teed mööda võib edasi minna. Võib juhtuda, et tekib mõni kahtlus, et ma olen sellest asjast natuke teisiti aru saanud. Nüüd peab edasi mõtlema, nüüd peab vaatama. Ja mitte keegi, mitte kunagi, mitte kuskilt ei saa tulla meile ütlema, et tee nüüd nii ja ära sa tee niimoodi ja niimoodi. Ei saa ju. Igaüks peab selle oma peaga ise välja mõtlema. Aga kuidas mõelda niimoodi, et me ei oleks pealiskaudsed ja et ei tekiks mõttevead
peame küllalt hoolikalt suhtuma, küllalt järjekindlad olema, küllalt süsteemselt püüdma olla, küllalt püsivad seejuures ja ilusti mõtleme järele, mõttevead hakkavad paljunema. Kunagi kutsuti mind arhitektide nõupidamisele ükskord Raplasse ja arhitektide liit pidas seal nõupidamist ja see liidu esinaine ütles, et no vaata, et näed, et arstidel on ikka palju kergem elu kui arhitektidel. Arstide praak maetakse maa alla, aga meie praak jääks aastakümneteks teiste silma läbi tekitama. Ma ütlesin tookord neile seal, et no jah, aga arhitektide elu on ikka palju kergem kui pedagoogidel. Arhitektide praak vähemalt ei paljune, eks. Seetõttu nüüd see isa teema on eriti raske. Ja me peaksime vaatama, mis see isa eriti siis on, mis ta on. Seejärel peaksime vaatama, millest ta sõltub, kuidas teda käsitleda ja ma joonistan siia paberile ühe niisugune rõnga. Kes nüüd märkmeid teeb, siis on lihtne edasi teha, aga kui märkmeid ei tee, no siis tuleb see rõngas pähe joonistada. Niisiis, siin on nüüd isa. Mõiste on meil, see on meie teema. Nüüd peame leidma küllalt palju vaatepunkte, et näha. Ma olen üliõpilastele mõnikord joonistanud, ma teen siia üles nüüd niisuguse igaks juhuks ainult näiteks joonistan niisuguse kujundi, muidu suurem, eks ole, ja küsin, mis see on. Nad ütlevad mulle, et see on nelinurk. Ma ei ole. Ma ise panin, tean täpselt, et ei ole. Nad siis natuke krimsutavad nina ja siis ma teen teise samasuguse veel ja tõmban risti sisse ja küsin, mis see on. Siis nad juba kahtlevad natuke, aga ütlevad, et see on ümbrik. Ma ütlen, ei ole. Siis teen sellise, no siis teen sellise ka. Ja nüüd võib öelda, see on 4 püramiidi, aga võib olla ka üks püramiid ainult erinevatest vaadetest. See on põhja alt vaates, see on tipust vaates, külje pealt vaates, serva pealt vaates, kõik on õiged. 4 täiesti erinevat ja kõik on õiged. Ei ole nii, et üks on õige ja teine valed, ei ole nii. Ja isa, kui me isast räägime, siis ka on, vaateid on terve hulk ja kõik on õiged, võivad olla õiged. Ja kõik võivad valed olla. Ja nüüd, kui oma peaga ei mõtle, siis oledki sees. Ja see, mis meil praegu hetkel kõne all oli, nüüd on väikse kõrvalepõike. See on Eesti koolis. On niisugune kujutlus ju. See on reproduktiivne formaalõpe, eks oli hindamiskeskne. Seal on üks seisukoht on õige, see, mis õpetaja ütles, see on õige, eks ole, mis raamatus kirjas, see on õige, eks ole, teised on kõik valed. See on invaliidistamise vorm, eks ole, inimestel. Invaliidiks tegemise vorm. Ja ma ei tea ühte klassi, mis oleks lapsele veel ohtlikum kui kool. See peab väga ettevaatlik olema. Kui laps kaotab eneseteadvuse ja iseseisva mõtlemise võime, no mis hullemat veel juhtuda saab lapsel. Aga olgem ettevaatlikud, kui vähegi saab, siis tuleb lapsi hoida ja kaitsta kooli eest. Ja üks, noh, ma ei tea, kas teie koolis õpetaja, kõigil on krunn kuklast ka ja ma pean üldiselt õpetajad väga lugu. Ma arvan, et need on väga tähtsad, aga nad ei ole kõik ühesugused võrdsed. Ja mis puutub sellesse õppekavasse, siis kujutavad ette, et haridus ongi see, mida koolis antakse ja koolist saadakse ja mida koolis tehakse, see ongi haridus. Ja praegu eile kuulsin raadiost, üks väitis, et ta töötab kõrghariduses. Mis asja sa ütled? Võib-olla ta tõesti on ülikoolis. Väga kahju, et niisugune peetakse seal, aga ei saa töötada alushariduses või keskhariduses. Töötas koolis või lasteaias, eks ole, mitte hariduses. Haridus on see, mis kaasneb inimesel. Ja möödunud nädalal Riigikogus räägid, kuidas venekeelne haridus ja eesti keel. Ei saa olla haridus mingi keelne, õpe on mingis keeles. Õpe toimub loodetavasti selles keeles, mida need valdavad, kes seal õppes on. Aga haridus on haridus
Liiga mõni räägib, tal on 2-kordne kõrgharidus. Kui tal 1-kordne oleks, siis ta nii ei räägiks. No tõesti, eks. Mõni käib 2 korda haiglas, ei ole ju 2 tervist. Lihtsad asjad, aga noh, tundub ajab taardma, aga kuule, kui lausa niimoodi üldse ei tea, mis see sõna tähendus on, siis ei saa rääkida. Mida rohkem räägid, seda rumalaks jääd. Aga me peame need mõningad mõisted täpsustama, siis saame ilusti üksteisest aru. Ja kui ma kasutan mõnda niisugust sõna, mille tähendus tundub natuke segane, siis andke kohe mulle märku. Ma katsun siis kohe täpsustada, mis on mõeldud. Niisiis isa, nüüd ma kirjutan siia vaatepunktid. Igaks juhuks siiski teeme siin veel ühe täpsustuse ka, et see mõiste veel täpsimini selgeks saaks. No prouvad, ma ei tea, kus nooremad on, aga teil on ka sugugi vanad. Aga ma kellegi poole pöörduma. Kui me räägime tootmisest, kas te mõtlete nähtust või protsessi? Protsessi. Aga mis teie? Protsessi. Tähendab ajalises järgnevuses ja loogilises seoses olevate sündmuste järjepidev jada. Siin on tooraine ja mõte, mida oleks vaja toota ja siin on tehnoloogiline protsess, kus lõpuks on valmis toodang. Tootmine kui protsess. Kuidas te mõtlete tootmist, mis asi see on? Tootmine on protsess või nähtus? Mõlemad. Aga kui nüüd teie mõtlete nähtust ja teie kõrval proua mõtleb protsessi ja te hakkate tootmisest rääkima, siis teile mõlemale paistab, et teine on täitsa topakas. Ta ei saa üldse aru, mis ta räägib, eks. Nähtusena on tootmisel, ütleme, tehnoloogia, tööjõud, materjalid, energia, seadmed ja nii edasi. Ühesõnaga tootmine Eestis, tootmine Soomes, tootmine Hiinas, tootmine vanas Egiptuses, tootmine kui fenomen ühiskondlikus elus, tootmine kui nähtus. See on üks asi, aga tootmine kui protsess on teine asi. Ja kui me tahaksime tootmisest aru saada, siis peab tõesti käsitlema nii staatikas nähtusena kui ka dünaamikas protsessina. Vastasel juhul ei ole võimalik aru saada. Kas elu on nähtus või protsess? Äkki mõlemad? Mõlemad muidugi. Kui me vaatame elu kui protsessi, et siin on sündimisest, tõtt-öelda jaostamisest, mitte sündimisest. Ja see on ka juba elu, eks ole, mis on embrüonaalses faasis. Muuseas, ma mäletate siin hiljaaegu plektrummis, kas keegi juhtus märkama see Ameerikas elav Eesti soost lapsepsühholoog. Mis ta nimi oligi nüüd? Minu üliõpilane oli. Näed, ei saa öelda, et vaata kus, küll te jääte ükskord ka vanaks. Valsiner oli siin, andis Plektrumis intervjuu. Valsiner, kui oli üliõpilane, mõtles välja niisuguse asja, et kui emad ootavad seal last, eks ole, andis neile plaadi ja palus, et kuulaksid seda iga päev. Aga ülikooli füüsikatöökojas, seal on niisugused palju pikemate vuntsid kui minul, niisugused vanamehed, kes oskavad kõiki, eks ole, teevad seal, raudtavad kirpe ja nii edasi. Aga need ta palus konstrueerida selline lutt, mis käiks, mille sees oleks andur isekirjutajaga seotud. Ja nüüd, kui need lapsed olid sündinud, pandi selle päeva lastele kõigile lutt suhu ja need, kelle ema oli kuulanud seda plaati, hakkasid lutsima, tehed ei teinud üldse välja. Üliõpiline Valsiner tegi järelduse, lapsed õpivad embrüonaalses faasis. Tervel maailmal oli suu lahti tol korral. Nüüd on selge, et näiteks kui väikse sellel päeval sündinud laste isa tuleb sinna ruumi, kus nad kõik on, aga lutid on jälle suus. Isa hakkab rääkima, see laps, kelle isa tuli ruumi, hakkab lutsima, tehed ei tee välja. Tunneb ära. Ja öelda, et embrüonaalses faasis, et see ei ole elu, pole kellegi jutt. Ja see, et abort ei ole tapmine, pole ka kellegi jutt. See on mõrv. Ühe tähenduslikult, väga selge, mitte mingisugust kõrvale kaldumiselt. Ja põhimõtteliselt on võimalik ju taotleda niisugust operatsiooni. Juhul, kui on meditsiiniline
näidustus, täitsa selge, et see vastasel juhul hukkuvad kõik, eks ole. Nii ema kui laps ja kõik muud, eks ole. Ja selliseid asju tuleb ette mõni kord. Aga see ei õigusta kõike muud. Aga nüüd lähme jälle asja juurde tagasi. Niisiis elu kui nähtus, bioloogiline nähtus, sotsiaalne nähtus, elu. Kuidas elad? Ega me ei küsi, kas sa surnud oled, me küsime, kuidas läheb, kus käsi käib, kuidas elad, eks. See on ju küsimus. Aga elu kui protsess, kui ajalises järgnus olevate sündmuste jada, kus algus on sündimine, siin eostamine, sündimine ja kõik need üleminekud, et need üleminekud ongi eriliselt rasked. Kahtlemata on kõige raskem üleminek meil sündimine siia ilma. Aga edasi on ju ka rasked üleminekud. Ja miks ma seda praegu räägin? Rõhutan ainult seda, et isa roll nendes kõikides on, noh, kuidas nüüd öelda, et mitte liialdada. Ma ütleksin eriliselt tähtis. Ma ei saa ju öelda, et veel tähtsam ka ema roll. Ma ei taha seda öelda, ehkki arvan, et see oleks ka õige. Aga lepime sellega, et teise roll ilma teiseta pole kuigi edukas. Mis seal teil üle jääb, pead ju kuidagi tegema, kui teist pole. Mis seal üle jääb, pole ju valida. Aga hästi on üksnes juhul, kui mõlemad. Ja kergekäeliselt sageli natuke saab keegi kellegi peale pahaseks ja ütleb mõne paha sõna, siis lüüakse uks plärts kinni ja see on ikka suuremat sorti sigadus. Aga noh, tulen nüüd tagasi elu juurde ja esimene üleminek on siis sündimine, järgmine üleminek on negatiivismi periood, kellel on kodusi 3-aastane. Teil on, ütle talle, et mine magama, ta ütles, sa mine ise magama ja ei hakka sööma. Ei hakka sööma, no ära siis söö, vaata just söön. Ja tõesõnaga ajab igal juhul vastu. Oli natuke tagasi täitsa tore laps, eks on, nüüd on niisugune põrsas. Aga kui vanematel ja vanavanematel, eriti ma rõhutan viimased, ei ole tegelikult teadmist, mis asi see on. Ja siis võivad konfliktid tulla, siis on laps peksab vahepeal ja on neid ka, kes annavad. Ma seda ei ütle. Aga tegelikult on see arengufaas. Siin on vaja naljaga üle saada. Mul on ka üks lapselaps söökõi. Ma räägin talle, et mine magama, ta ütleb, ei lähe. Ta parem mine ise. Ja ma ütlen, aga no nüüd lähed küll voodisse. Ei lähe voodisse. No hästi, mine siis sinna koera mati peale. Ei lähe mati peale. No aga mine siis voodi. Vaat just lähen voodi. Ja vaat see oli täiesti täpne jutt, eks ole, kohe sõnast. See on see negatiivismi periood, inimese arengu üks etapp. Siin on vaja natuke huumori meelega kuidagi üle aidata. Ja kui isa selles punktis appi ei tule, siis on emad sageli hädas. Olete pannud tähele? Emad jäävad hätta selle koha peal. Emad, ma ei ütle, et kõik, aga nii mõnigi kaldub olema, nimelt ei kana ema, kannatab ju. Ja tal on lapsest kahju, laps, mis asi see juhtus nüüd, täitsa võimatu on sellisega elada. Aga ei oska midagi peale hakata. Aga kui see saab üle, tuleb palju hullem etapp. Ja see on puberteet. Ja tüdrukud hullemad veel kui poisid, ehkki poisid on täitsa talumatud. Ja jälle, kui ikkagi ei ole nii palju ettevalmistust ja ilusti südant ja rahulikku meelt ja et sa tead, et see on inimese arengu etapp puberteediga. Kes nüüd märkmeid teeb, ma teen siia ääre peale omal ka ühe niisuguse 3 telge. Siin on nüüd füüsiline ja vaimne. Tähtis on, vaat ma joonistan niimoodi ka, füüsilise ja vaimse ühtsus. See koht, kuhu ma nüüd selle üümärgi joonistasin, see on tähtis. Rääkida saame füüsiliselt ja vaimsest. Aga tähtis on nende ühtsus, tasakaal. Füüsilise vaimse tasakaal on tähtis. Mitte üks või teine. Aga neil on need füüsiline, tüdrukud on seal prillid igas mõttes. Aga vaimne ei ole ju. See on tegelikult ja tasakaalust juttugi. Füüsiline on juba päris pole viga, vaimse on tühine alles. Nüüd edasi, intellektuaalne, emotsionaalne. Emotsionaalne on tohutu kõrge, intellektuaalne on madal.
nüüd kõlbeline ja sotsiaalne. Pole mitte kumbagi. Ja see on nüüd see aeg, kus noor inimene satub sellisesse olukorda. Ja siis tundub talle, et esiteks teda ei märgata, teiseks teda ei hinnata, kolmandaks teda ei võta tõsiselt, neljandaks keegi küllalt palju ei armasta ja 100 häda. Inimene on tasakaalust väljas. Ja siis ta teeb siukseid tempe, mille pärast on piinlik meenutada. See on puberteedi iga. Poisid sülitavad nurka, eks ole, joovad õlut ja tõmbavad suitsu ja räägivad rumalaid sõnu. Vaat just tüdrukud teevad, seda ei taha rääkida. Aga kui jällegi ei ole niisugust tasakaalukust vanematel ja vanavanematel ja ilusti, ja ega see puberteeti ei saa ju kõrvaldada. See on inimese arenguetapp, kordan mitu korda. Võimalik on sättida nii, et ikka võtta ta kaasa ja kui isa selle eest ei hoolitse, jäävad emad hätta. Sama asi nagu puberteedi, selles negatiivismi perioodis. Ja mul ei ole andmeid selle kohta, et kui ema ei ole, mis siis need üksikisad puberteedi ikka sattunud tüdrukutega peale hakkavad. Võib-olla on samamoodi hädas, aga neid näiteid on lihtsalt nii vähe, et ei tohi siin väga üldistusi teha. Jällegi võiksime öelda selle sama lause, mis eespool oli öeldud, et oluline ei ole üks või teine, oluline on mõlema osalemine selles väga keerukas asjas ja väga keerukad ongi need üleminekud. Võtame 4. ülemineku ja selleks on abiellumine. Pulmas kisatakse mõtku, et viin on kibe ja kibe viinal pole mitte midagi viga. Ei ole üldse halvem, kui oli enne ja... Aga nüüd pannakse need vaesed abiellujad kõigi teiste ees musi andma ja või võtma, ma ei tea, kumb see õige on. Igatahes nad peavad nüüd järsku seda kõike, mida nad varem ei näitanud kellelegi, nüüd näitame kõigi ees korraga. See on päris hirmus. Aga mis see tähendab kultuuri, miks see asi kultuuris üldse on? Miks nad pannakse seal igasuguseid raskusi ületama ja 100 hädad juba sellel pulmareisil, eks ole, sealt kuskil. Miks need tehakse niisugust asja üldse? Miks kultuuris niisugune asi on fikseerunud, et nüüd niisugused harjutused tegelikult on kuidagi moodi ette nähtud pähe kindlalt, nii kindlalt kui vähegi saab paigutada mõte, et see poissmehe põlv on läbi. Ja plikapõlv on läbi, nüüd abielus. See peab raga rangelt meelde jääma. Mõned unustavad otse kohe ära jälle. Muide, see abielu protseduur, kus pealuu sisse taotakse see asi, et see nüüd uus eluetapp ja see ei ole vähe tähtis. See on tähtis. See protseduur on tähtis. Ja kultuuris ilma asjata ei teki niisugused rasked protseduurid, see on vajalik asi. Aga elu läheb edasi ja üleminekud ka. Ja siis võib juhtuda, et need üleminekud on ka individuaalsed väga. Ma nimetan siin 2 veel ja nendeks on, meestel on seal 40, 42, 3, kus tundub, et meri on põlvini igas punktis, aga tegelikult võta näpust. Ei ole küll. Ja jällegi see on üleminek. Ja paljud ei pane seda tähele, siis on insult ja infarkt ja igast hädad ja muuseas, kui vaadata need surmastatistikat, siis selle koha peal on niisugune tõus. Muide. Ja naistel on 55 ja on ka ju, pole kerge sageli ja need on üleminekud. Kõige raskemad on üleminekud. Üleminekutes on, kõikides üleminekutes on inimene üsnagi hädas, iseendaga hädas. Ja kui ei ole teist kõrval, siis võib juhtuda igasugust ebameeldivusi. Missugused, igaüks mõtlegi ise. Need on, ma ei hakka rääkima. Ja nüüd, niisiis, ma ütlen lause, mida mõnikord öeldakse soojaks, aga meie jaoks praegu siin
täiesti tõsiselt. Väiksed lapsed, väiksed mured, suured lapsed, suured mured. Ja ema jääb inimesele emaks nii kaua, kuni keegi elab. Siin elus on ikka üks koht on kõigil olemas, kuhu võid igal juhul minna ja kuhu võid oma pea panna ja see on ema süle, olenemata kui vana keegi on. Ja teine koht peaks põhimõtteliselt ju ka olema, mis on mitte vähem tähtis kui ema süli, on isa rinnale, kus ükskõik mis on elus juhtunud. Aga inimesel peab olema mingi selline koht, mis on kindel ja asendamatu. Ja selleks on kõigepealt abikaasad teineteisele ja selleks on lastele nende vanemad, nende ema ja isa. Ja mul on lapselapsi üksjagu ja ma tean täpselt, et on üks koht on, kus ei saa mitte keegi kätte ja vanaema seeliku taga. Ja see on ikka kindel koht ja see peab olema. Sealt ei saa emaga kätte, sealt ei saa keegi kätte. Ja Adu ise õudselt õnnelikult, sest vaatame, mis siis viga oleks, kui kõik oleks väga lihtne siin elus. Ei ole ju. Ja enam lapsel ongi see asi, et põhimõtteliselt on inimene, kui ta siia sünnib, võrdne kõigi teistega. Ta on ideaalne, tal on kõik olemas. Välja arvatud kogemus, välja arvatud võime otsustada. Sest ta ei orienteeru, ta ei ole ju kogemus, ta ei suuda ette näha, mis juhtub, kui ma teen nii või teist. Laps ei suuda ette näha. Kui täitsa siiralt aus keegi on ja käe südamel paneb, siis ta võib julgelt tunnistada, ega ma ka ei oska. Selles ongi asi. Haridus põhimõtteliselt on ettenägemise ja äratundmise võime. No ja seda ei ole kunagi liiga palju. Mida rohkem, seda varem. Ja teadmised muutuvad väärtuseks ainult koos oskustega, need teadmisi kasutada. Aga teadmiste ja oskuste ühtsus muutub väärtuseks üksnes koos kogemusega. Kogemusega, millega kaasneb ettenägemise ja äratundmise võime. Ja vaata seda omandab inimene läbi kogu elu. Ja nii ongi elukestev õpe, me oleme kõik elukestvas õppes. Ja küsimus ongi selles, kuidas moodi olla küllalt tasakaalukas, küllalt ettevaatlik, küllalt nõudlik, küllalt aktiivne, küllalt julge ja nõnda edasi. Aga midagi teha võib ju ikkagi juhul, kui sa saad aru, mis selle tegevusega kaasneb. Ja kõlbelised arusaamad seejuures ei ole teisejärgulised. Võib ju õppida igas asju, võõrkeeli ja ma ei tea mida kõike. Arvutid ja ükskõik mida, seemneid ja umbrohutõrjet. Aga selleks, et otsustada, pead suutma ette näha, mis see tähendab. Mis see tähendab loodusele, mis see tähendab kultuurile, mis see tähendab tervisele, mis see tähendab inimsuhetele. Ja kõlbelised alused määravad inimkäitumises vähemalt 60%. Kõlbelised alused, eetika. Eetika on filosoofia aru, eks ole. Aga see filosoofia aru, mis kähitab kõlbelisi seoseid inimestele. Eetika. Eetika määrab või kõlbelised alused määravad 60% inimese käitumisest. 30% arvatakse määrab sotsiaalne kontroll, see, mida me kõik teostame üksteise suhtes. Kuna me üksteist tunneme ja arvestame, austame ja püüame käituda nii, et õigustada teiste ootusi ja lootusi. Ja inimene saab enese hinnangu läbi teiste inimeste silmade. Järelikult ta peab püüdma käituda nii, et õigustada teiste ootusi ja käitub korralikult. Mõnikord võib-olla mõni tahabki mõne lolluse ka teha, aga ei saa. Vaat mis teised inimesed selle peale arvavad. Piinlik, häbi hakkab ju. Tallinnas käib nüüd nali, Anu Lamp oli ühe tähtsa isiku käest küsinud, kas sul häbi ei ole? Oota, mis sa teed? Kas sul häbi ei ole? See vastab, on küll, aga ma ei tunne. Ütle siis. Ja
ja circa 10% käitumisest on reguleeritud mingite formaalsete aktidega, noh, politsei ja prokuratuur ja mingite inspektorid ja asjad, eks ole. 10%. 90% on teised tegurid. Vaadake, kuidas raha jaotab. 90% on see, mis mõjub 10%. Teistel pole sageli mitte midagi. Ja noh, kuskil näpu otsaga siia sinna. Niisugune asi on. Kodus sama asi. Ja nüüd tekib küsimus, kes kehtestab korra. Me ei taha öelda, et korra kehtestab see, kelle nimele käib ajaleht. Aga ma ütlen siis ikkagi selgemalt ja täpsemalt. Korra peab kehtestama isa, korda hoiab ema. Kas keegi tahab vaielda? Seda ma nüüd ei tea. Seda ma nüüd ütlesin nii, nagu minu arvan. Ja katsume kogu aeg ikka eristada teadmist ja arvamust ja uskumust ja unistust ja lootust, igasugused asjad. Teadmine, need kõik on tähtsad, kõik millest räägib, kõik on väga tähtsad. Ja need ei tohi segi jääda. Kui tead, siis ütle, kus sa seda teada said. Kas sa uurisid, kas sa nägid oma silmaga, kas on mingi statistika või kus sa seda tead, kui sa tead. Aga kui sa arvad, siis ole nii lahke ja lisa argumendid või põhjenda, miks sa nii arvad. Ja nagu unistad, no unista. Mis sa sellest nii väga räägid? Põhjendage siis, miks te nii arvate? Miks ma arvan? Ma arvan niimoodi, et kui korda ei ole, siis on korra lagedus. Aga emad sageli ei loo niisugust korda, mis oleks kindel. Emad enamasti, te arvate, et mul kogemust vähe. Aga ei ole. Emad püüavad ka korda luua. Aga täna on kord ühtemoodi, homme on natuke teisiti ja ülehomme on natuke kolmandat moodi. Ja selle koha peal nüüd ma ütleksin, tulen selle juurde tagasi veel, ma teen väikse kõrvalpõikida. See on väga tähtis küsimus, nüüd suur aitäh selle küsimuse. See on 2 mõistet, mis on ülimalt olulised. Ja need on ei tohi. Ja teine mõiste peab. Need 2 asja. Kui inimesele ei saa need 2 mõistet 1 aastaselt selgeks. 1 aastaselt ikka ei ole veel selge. Kui 1,5 aastaselt ka ikka veel ei ole selge, siis sellel inimesel on päris raske siin ilmas ja teistel on temaga veel raskem. Lihtne asi. Tundub niimoodi, et no mis vangimaja see siis nüüd on, et sul on lapsele 2 asja, ei tohi. Mis on keelatud, mida ei tohi, on vaata see mõiste ise. Ja siis selgub natukese aja pärast juba 2 aastaselt ja ta pisiksest peale peab see selgeks saama, et on 2 asja. Mõnda asja peab ja mõnda asja ei tohi. Ja mitte, et täna võib ja võib-olla võib ja niimoodi. Põhimõtteliselt kindlalt. Ja vaat see on isa koht. Kui isa seda rangelt ei tee, siis minu kogemus ütleb, vabalt, see on nüüd kogemus. See ei ole ülemaailmne statistika. See jääbki tegemata. Aga natukese aja pärast selgub, mida siis ei tohi. Ei tohi tikkudega mängida. Ei tohi. Muidugi mõistlik on panna tikud nii, et laps ei saagi kätte neid üldse. Aga kui nad kuskil jäävad, neid ei tohi võtta. Teine asi. Ei tohi pussnugade, kääride ja terroristadega tormata mööda hoovi ja korterit ja... Ei tohi. Keelatud. Muidugi tuleb noad ja asjad nii pussnoad panna nii, et laps ei saa kätte. Muidugi tuleb nii panna. Aga kui ta saab kätte, sa peab täpselt teadma, et seda ei tohi võtta. Käärid samamoodi. 3. Traate ja juukseklambreid ja igasugust naelu, eks ole, pistikupesasse toppida. Ei tohi. Pistikupesasse ei topi üldse mitte midagi. Muidugi on mõistlik panna sinna need korgid ette igale poole. Aga kui ei ole, ei tohi puutuda. Elektrika ei tohi. Keelatud.
kristallvaase ja asju puhvetikapist ülalt riiulit alla õngitseda ei tohi. Lahtise akme peal, rõdu peal kõõluda, ronida selle ääre peal, lahtise akme ei tohi minna. Keelatud. Absoluutselt ja kindlalt. Igal aastal kukub Eestis 3-4 last kuskilt alla, 4.-5. korruselt. Ja veel üks asi. Vihmaveetünn ääre peal kõõluda ei tohi. Laps läheb see ääre peale, hakkab küünitama, ühel hetkel raskuskese muutub, peab pidi vette, jalad püsti, välja enam ei saa ja uppunud ongi. Igal aastal upub Eestis mitu last. Tead seda? Keelatud. Vihmaveetünni juurde. Mõned asjad on keelatud. Ja nüüd tuleb reegel. Lubatud on kõik, mis ei ole keelatud. See on väga tähtis reegel. Kui ei ole täpselt teada, mis on keelatud, siis see reegel ei kehti. Kus sa lähed? Mis sa teed? Tule siia. Kes sul lubas võtta? Pane tagasi. Tule siia, mine sinna. Siin on kogu aeg laps on nagu vangis. Elab nagu vangis. Kogu aeg on märkused. Kus sa lähed? Mis sa teed? Kes sul lubas võtta? Pane tagasi. Tule siia. Mis sul jalas on? Mis sul seljas on? Kus sa lähed siin? Mis sa kisad? Täitsa jube. Täiesti jube. Ma olen üliõpilastel teinud niisugust asja, et annan neile, no teate need 4-kandilised märkmepaberid ja ma annan neile kohe selle õppeaasta algul ja no te loodate minu käest igast asju kuulata, mul on teile ka palve, eks ole. Võtke neid, ma annan mingi peotäie nüüd 10 tükki või niimoodi. Tuletage meelde, kellel teie tuttuvatest on võiks lapsed ja kõik vanad need on, aga minge sinna ja pange see lipik sinna teetassi ääre alla ja tõmmake kriips keskele. Ja paremale poole kriipsu tehke linnuke siis, kui lapsele räägitakse mingi käsk või keeld. Käsk või keeld. Ja vasakule poole tehke linnuke siis, kui räägitakse lapsega midagi muud. Mul on neid, noh, 300-400 neid lehti. Iga on paks. Ja seal on tubli pool on sellised, kus seal vasakul pool peal mitte ühte linnukest. Millest see räägib? See on ju õudne. Ja Kärne Ärni ütleks õudne. Mäletate, kuidas ta räägib? Kärne Ärni on rahvussotsiaalne. Ja ma olen ka. Aga mitte sellepärast, et oleks kangesti tahtnud Ärniga olla kaasmaalane, aga sellepärast, et see on tõesti õudne. Ja õudne sellepärast, et lapsele pole selgeks tehtud, mis on keelatud, aga häda ei ole mitte lastes praegu, häda on vanemates. Häda on sellest, et isa pole mõelnud, et 2 asja peab olema selge, mida peab ja mida ei tohi. Kõik muu on vaba. Aga mis on keelatud on huvitav? Mis on keelatud? Ja ei, no seda küll, aga siin ongi, miks ma räägin 1-aastane ja 1,5-aastane. Kui on 3-aastane, siis alustada, siis hilja, rong läinud. Väga raske on saavutada siis, kui tead, juba on möödas see aeg. Mis teha siis nende, kes ei ole saanud ajaks selgeks? Nutta. Ma püüdsin ka nalja teha, aga näete, see ei ole kuigi kerge. Aga muidugi peab midagi tegema. Peab ikka siis ilusti teadvustama, et selle asja ma olen maha maganud. Ja nüüd ma pean tegema kõik ja 4 korda raskem on, aga tuleb teha. Ja kui ikka siiski ei saa ja laps kasvab juba, seal läheb kooli ja lasteaeda ja ikka veel ei saa aru, mida ei tohi ja mida peab, aga me ei rääkinud üldse sellest, mida peab. Enne sööki peab käed puhtaks pesema, peab pesema, hommikul ilusti pärast ärkamist ka inimene peseb ja mitte ainult nina otsa, eks ole, siit ja ühe sõrmega siit ongi pestutakse. Ei ole. Pesed korralikult ja kogu keha ja kaen alused ja käed ilusti ja pesed korralikult õõrud karjade ratikuga ja igal hommikul ja ei ole niimoodi, no ma juba kolmapäeval pesin. Aga ma pesen, eks ole, ega me pidevalt ei saa ju pesta. Ei ole, see peab ja punkt.
ja muidugi siit tuleb see potilugu, eks ole, mida kõik teavad. ja on veel 3 asja. Need 3 asja ma igaks juhuks ütlen ja jällegi kõne all on kõigepealt isa. Kui isa seda korda ei loo, jääbki ära. Kogemus näitab, et siis jääb ära. Mis need 3 asja on? Need 3 asja, nendest 2, aga võib-olla ka kõik 3 on põhilised ematööd. Need 3 on kõigepealt, mis vanuses laps tahab ise süüa? Suht vara. No kui vanad on umbes? Alla aasta juba krabaks. No ja siis öeldakse, mis sina sööd, sina ei söö midagi, pane käed sirgu, eks ole. Ja rätik ette ja siis kassi terviseks ja vanema terviseks ja nagu puhtaks ja võid minna. Aga kui ta laseb tal süüa ise, läheb silma ja kõrva ja põhiliselt peab põrandale ja kuule, normaalsel emal läheb kohe süda täis, mis asi see on? Keetsin süüa, tema kühveldab põrandale, eks. Ema ei lase niisugust asja toimuda. Ja kui kaua see aeg on, kus ta tahab ise süüa? See ei ole pikk muide. 2-3 nädalat, kus tahab ise süüa. Aga kui sel ajal öelda, sina ei oska, sina pane käed sirgu ja hakkame sööma. Nüüd tuleb päris hirmus avaldus. Selline laps, keda niimoodi on koheldud, on terve elu hädas igasuguse söömisega. Esiteks, kui vähegi saab, siis ta ei söö üldse, ta sööb mingid leivanärid kuskilt. Ma ei ütle, et mehed, sellised nii üles kasvanud poisid surevad seal külmkapi kõrvale nälga, aga ei pruugi surra, midagi ikka saavad. Ja nii nagu ega pime kana ka ju hoovi peal nälga ei sure, nokib päeva läbi ja midagi elus püsib. Aga seda, et ta oskaks toitu väärtuseks pidada ja valmistada ja mõtelda ilusti, mis kombinatsioon, ühesõnaga toidu asi on tal peas puudu. Ta sööb ükskõik missugust kannikat ja kui keegi hoolitseb seda, mõtleb toidu üle ja siis tundub mingisugune naljakas. Vaata, mis ta mõtleb toidust. See üks asi. Teine, ma ütlesin 3 tuleb. Teine on see, et kui vanast laps tahab hakata ennast ise riide panema, topivalust püksid pähe ja kui vanad on umbes? Aastane, aasta 2 kuud ja niimoodi. Aga kui öeldakse, mis sina veel riided, mis juttu sa ajad, siis on paigal, käed püsti, täpselt ka, koevad sirgu, püsti jalga ja 1, 2, 3, 2 minutiga on laps riides, hakkab minema. Aga kui see aeg ei ole muide ka väga pikk ju, kui see aeg jätta vahele, teised panid riide, inimene kasvab, suur tüdruk juba, suur poiss, ta käib kas või päeva läbi palja tagumikuga ringi, tema küll ei hakka panema. Keegi ei pannud riidesse, asi nüüd, eks ole, mis siin seletate. Ja kogu see riietumise asi terveks eluks nässus. Kui isa selles punktis ei tee korda, jääbki tegemata sageli. Ma ei ütle, et alati, erandid on igal pool. Ja täiesti võimalik, et mõni niimoodi üles kasvanud naine jõuab mõnikord ka teatrisse, aga enamasti nad ei jõua, sest ei ole midagi riidi panna ju. Ühtegi asja ei ole. Pole midagi riidis. Tähendab, riietumise asi on terve elu on suures raskustes. Poisid sellega suurtes raskustes, mehed suurtes raskustes ei ole, aga naised on omadega täitsa sees. Selle lihtsa asjaolu tõttu. Varajases lapse põlves on see põhjus. 3. siuke häda on veel. See on see, et vaata, lapsed mängivad ja siis emad ei kannata, et pärast mängu jäävad asjad kuidagi maha. Emad nõuavad, et kõik oleks ära koristatud. Ükski mäng ei saa valmis. Kõik jääb pooleli. Ja inimesel kujuneb elus sisse see, et valmis polegi vaja saada. Teeme mingi aja, teeme, tegevus ise on eesmärk, tulemust ei ole ja mäng ei ole. Kui ta ei suuda mängu lõpuni viia, siis ta elus ei vii ka mida hästi lõpuni. Jätab pooleli, kõik jääb pooleli. Koolis jääb ka peaaegu kõik pooleli. Üks käsi ei saa valmis. Ja see on kahtlemata väga ränk kasvatusviga. Kui isad selles punktis ei tee
ei tee korda, siis on korra lagedus. Hea küll, ma ütlen 4. ja veel. Õhtul laps läheb magama. Noh, kus ta paneb sussid? Paneb sinna tooli alla või? Särgi kokku, püksid sinna ja niimoodi ja kõik asjad ilusti. Ja hommikul, kui ta ärkab, siis on võimalik sealt võtta, kui sa panid. Vaadake, palju neid on. Vaadake, palju on neid, kes pillub mööda tuba laiali, kõik on see. Särk on seal ja püksid on seal ja sussid on üldse kadunud, eks ole. Ja hommikul ei leia mitte midagi. Ja kui niimoodi on inimene kasvanud, siis on ta suure tõenäosusega. Noh, muidugi imesid juhtub ja nii ikka juhtub, eks ole. Aga suure tõenäosusega tal on kogu aeg kõik asjad kadunud. Ehitusele pole üldse mõtet tööle minna. Tööd ei saa teha, tööriistad ühtegi asja ei ole. Haamer hinda oli, aga no ei ole kuskil ju. Kus jäi? Kus haamer on? Ei tea, keegi ei tea. Siis leiab haamri üles, no siis on naelad kadunud. Kõik asjad on kadunud, töö tegemiseks aega ei jäägi. Kus põhjus on? Varajases lapse eas. Seesama harjumus, mis tekitab ajusse niisuguse struktuuri. Et niimoodi käitudki kogu aeg. Paberid on kontoris, kõik asjad on kadunud. Ükski asi ei ole seal, kus sa ei pane üks kohta. Sa ei pane asja oma kohale. Seda struktuuri peas ei ole. Ja kui isa seda asja ei säti kodus, minu kaastunne. Ma ei tea, kellel see kaastunne oli, emadele vist. Aga lastele ka. Aga niisiis, isa on looja. Ja looja vastutab. Kes tahab vaielda? Ikka tahaks vaielda. No palun. Mis ema siis on? Kuidas see ema siis seal kõrval on? Ema on teenindaja. Täisviija. Ema ongi see, kes aitab loomingu lõpule viia. Looja parem vesi. Ja aga ega ema ega taevisa kohta ka ei öelda niisama, et ta on looja. Meie isa, tulete meelde, kuidas see on. Ja see ei ole mingisugune mingi niisugune ekstravagantsus või. See on loomuseadus. Me oleme kõik loodud siia ilma elama, mehtena ja naistena. Ja ei ole üldse küsimus, kes on kellest tähtsam. Tähtis on see, et me tunnustaksime, austaksime, arvestaksime vastastikku üksteist. Ja millegi saavutamine ja loomine tegelikult osutub võimalikult üksnes kooskõlastatud tegevuses. Üksnes vastastikuses austuses ja vastastikuses armastuses. Selles ongi asi. Aga emal on oma roll, isal on oma roll. Aga täna meil on teemaks isa. Ma ütlesin alguses ka, et isa käsitlemine ilma emata on üsna mõttetu. Aga nii see, ka isegi isa me ei jõua ju põhjani käsitleda. Siin on 100 asju, mis 1000 asja jääb käsitlemata üldse. Mis neist tulevikulastest siis loota on? Enamustel on isad Soomes, Rootsis, kaugel. Ainult ema ongi ju. Mis siis, et isa on olemas? Ja peale kaastunde ei oska siin kohe midagi ütelda. See kahtlemata äärmiselt raske. Ja Eestis on praegu ikka väga palju pangakaardi lapsi. Paremal juhul lähevad vaatavad, kas arvele on midagi laekunud. Elavad üldse ilma vanemliku hooleta. Ja peavad kuidagimoodi hakkama saama. Ja kui keegi nüüd vaatas siin see vaesuse, seal ongi küsimus sellest, et ega nad ju lõbu pärast ja sama hullamiseks ei läinud Soome või kuskil mujal tööle. Sellepärast, et pole ju, tööd võib ju teha, aga mis mõte on teha tööd, kui ei saa palka? Tööpuudus pole ju, palgapuudus on. Aga naeruväärse palga eest pole mõtet tööl käia, loll oled või. Normaalne inimene ei lähe ju. Siis nad arvavad, et see on nüüd õudselt välisinvestorite kohale meelitamise vorm, et maksad inimestele sandi palka ja siis tulevad kõik välisinvestorid Eestisse. Mis nad siin teevad? Lakvad panni. Mul ei ole sõnu, ma lähen pahaseks, lähen teise teema juurde. Aga nüüd on siis see asi, et isa tähendus on niisiis, vaatepunkte peab olema terve hulk, eks ole.
ja lisaks taevaisale on ju veel terve rida teisi isasid, eks ole, ja ma olen kogukonnas ja koguduses ja on ka perekonnas ja igal inimesel on oma isiklik isa bioloogilises mõttes. Aga isa bioloogilises mõttes on üks asi, isa sotsiaalses mõttes on teine asi, isa kui roll on kolmas asi, isa kui see selline juriidiline problemaatika seal ja õiguste, kohustuste ja vastutuse mingi seadusega fikseeritud asjad ja ühesõnaga siin vaatepunkte peab olema küllalt palju, et isast aru saada. Aga nüüd lisaks sellele vaatepunktidele on vaja ju järgmist ja see on koosseis. Millest koosneb? Mis seal on? Mis see sees on? Kui me käsitleme isa kui isiksust, isa kui subjekti, isa kui rollide kogumit, isa kui ühiskonnaliiget, kui kultuuri esindajad. Igas tähenduses on isa karakteristikud erinevad, koosseis erinev. Nüüd on struktuur. Ja kuidas koosseisu komponendid üksteise suhtes paiknevad? Kuidas need paiknevad ehk struktuur. Nüüd on genees. Kuidas kujuneb? Kuidas see konkreetne kujuneb ja kuidas isa üldse kujuneb? Fülogeneesi, ontogeneesi võib siin eristada, kui tahtis. Ja nüüd on dünaamika. Ja kuidas perekond funktsioneerib, muutub, areneb. Areng on niisiis kvalitatiivsete üleminekute järjepidev jada täiustumise suunas. Taandareng on ka kvalitatiivsete üleminekute jada, aga hääbumise suunas. Ja isa peab tagama perekonna funktsioneerimise, muutumise ja arengu. Kõik kolm vastasel juhul on kurikarjas. Ja karakteristikud ka ju. See, mis iseloomustab siis ja mille põhjal me saame öelda, et hea isa või vilets isa oli. Suurepärane, kõlba kuskil. Kui see on üks, siis siin on kaks. Kõik, millest sõltub isa ja siia nüüd kolm. Kõik, mis sõltub isast. Vaat see 1, 2, 3 mudel, selle ma saandaksin soovitada, kes märkmeid teeb ükskõik, kas pähe oma ajukurtude vahele või paberile. Seda tasuks edasi mõelda ja kodus arutada ja. Sest seda ei saa teha. See on nii nagu on. Vaeva peab nägema siin. Igaüks ise enda kallal ja perekonnas ka ju. Tasakene me ju kõik mõjutame üksteist ja arvestame üksteist ja muutume tasapisi. Aga argumentatsioon, miks sellega üldse peab tegema, see on ju siin 3. Kui isast ei sõltu sult midagi, mis me tega tegeleme? Rohke Debelakil oli täna hommikul Kuku raadios, kes viitsib vaadata, kuulata, vaadake üle. Kuulutus oli, et müüja mees. Üsna vähekarvane. Üsna sageli kaine. Põhiliselt viirusvaba. Ja nõnda edasi. Tuleb kutsumise peale. Ja nüüd ma tahaksin paluda mõtlema selle üle, et keeles on paljud asjad väga niimoodi selgeks. Kuidagi keele kaudu saavad. Näiteks on isamaa ja emakeel. Mitte emakeel ja emamaa ja isa keel. Ei ole. Teistpidi on. Ja see ei ole kogemata, see on väga selgelt. Aga on ka ju veel kodumaa ja mehemeel. Ja vaata selles tänases kontekstis me peaks nüüd selle mehemeelele rohkem rõhku panema, milles siis seisneb. Mis see tähendab? Kindlameelsus, vaprus, visadus, järjekindlus, ausus, südamlikkus, tähelepanelikkus. Ja need on kõik just omadused, mis keegi neid ei tule ju kuskilt andma. Need kujunevad inimeses ja inimese sotsiaalne olemus ju nende omaduste kaudu ju ilmnebki. Eesti kultuuris üks tüvi mõisteks on kodu.
mõnel rahval pole sihukest sõnagi. see oli Eesti kultuuri üks nurgakivi, kodu. Koduarmastus, kodusoojus, koduhellus ja kõik kodust minnakse, koju tullakse, kodus on alati keegi. Koduarmastusest tähtsamat asja on Eesti inimese, eestlase südames üsna vähe. mis on veel tähtsam kui kodumaa igatsus ja koduigatsus ja koduarmastus ja kuidas see luuakse? Kodu loob ema. Kodu loob ema. Korra loob isa. Ja kui isa ei hoia kodu, siis ei saa, pole emal suurt mõtet. Kui ema ei hoia kodu, pole isal mõtet teda väga seal korda ka hoida. Mis sa seal, kus see korra lagedus igal pool ju. Niikuinii, sest hoidmata asi ei püsi. Niisiis jällegi teineteise täiendamine ja vastastikune rikastamine on see, mis on väärtuseks. Aga rääkida saame mõlemast. Tegelikult toimub nende ühtsus. Nüüd me rääkisime siin rohkem küll nüüd isast ja emast, aga sellepärast siiski ma ikka rõhutan, et me peame kindlasti arvestama tavaliselt ka ikkagi vanaema ja vanaisa, isegi juhul, kui need hetkel ei ole siin meie juures. Ja nüüd ma teen siia ühe mudeli, mis eelmist juttu peaks kokku võtma ja tekitama niisuguse loogilise terviku, millest on võib aru saada. Teada võib neid detaile, aru saada võib tervikust. Siin on vahe. Kui te vaatate praegu laste õppeprogramme koolis, siis seal on väga palju räägitud, mida kõike peab oskama. Üsna palju on räägitud, mida peab teadma ja arusaamist ei ole üldse ette nähtud. Ülikoolist minu õpe on teaduspuurimise aluste kursus, esimene kursus. Need on kõigil gümnaasiumi selja taga ja ma võin täitsa kindlalt öelda, teavad üsna palju, tegelikult oskavad üsna vähe, aru ei saa mitte midagi. Elust ja inimestest, ühiskonnast ja kultuurist ja sellest. Tõesti, ma olen 3. korda ütlen juba, et ainuke, mis seal üle jääb, on kaastunnet avaldada. Ei, no ei, mis sa teete ka. Ja siis nad on muide ise ka. Ja nii rumalad ei ole, et ei saaks aru, et on rumalad. See on üks positiivne. Aga sellest ei piisa. Sest ega neil pole ka väga kuskile minna. No kus sa seal võtad? Näiteks juhtimise kohta ei ole Eestis praegu ühtegi raamatut. Ühiskonna uuringud on praktiliselt lõppenud. Praegu enam ei toimu mitte kuskile. Sellist kohta pole enam Eestis. Uuringute asemel tehakse küsitlusi. Küsitlus ei ole uuring. Küsitlus on meetod. Küsitlusega saab arvamusi kuulda. Mitte seda, kuidas on, vaid seda, mida inimesed arvavad selle kohta, mis on. Ja kogu teda arvamused kokku, ega nad siis tegelikkuseks ei muutu. Need on arvamused. Nende arvamuste põhjul võiks liigitada vastajaid, aga mitte midagi öelda selle kohta, mille kohta küsiti. Võtab võtme teise teema, ma olen jälle pahas. Vene ajal muide nii hull ei olnud. Muuseas, päris huvitav asi. Vene ajal võis uurida igast asju, ainult ei tohtinud midagi teada saada. Praegu pole võimalik uurida ka. Vahe ei ole väga suur, aga siiski märkimisväärne. Emotsionaalne alge igas perekonnas, kogukonnas, ühiskonnas, igal pool, igas konnas on emotsionaalne alge ja on ratsionaalne alge, on integratiivne alge, see mis seob, liidab, ühendab, integratiivne ja desintegratiivne. See mis lahutab, eristab, teeb piirid vahele, seab mõõdud. Küsimus. Kes perekonnas on A, B, C, D, E? Vaadake hoolikalt seda. Paistab ikka, ma olen ees, täna ma olen ees. Kuidas tundub? Kes arvab, et jagas välja
andke märku kuidagi. või mis siin märku anda, rääkige. isand seal all üksi. kui see all ei ole kedagi, all on mitu. kes on seda meelt, et ema on A? Peab käega märku anda. kas keegi on veel? 2. et ema on A, tähendab emotsionaalne integraator. 3, 4, 5, 6. Te olete teisel arvamusel, jah? Me oleme erapoolsed. meie isa. Erapoolsed. Ei. Aga kus isa on? isa on keskel. Isa on keskel, jah. Ei olegi nii lihtne küsimus. Aga ma olen mõnikord küsinud ju varem ka igast tööstuse meeste käest mõnikord küsinud. Need arvavad esimesena ära, kus on M. See või? Enamasti on nii. Sugugi ma ei ole öelnud, et alati on nii. Ja lapsed on siin, kes integreerivad ja desintegreerivad igal alusel. On ettekäändeks ja argumendiks ükskõik mille tegemisel. Ja oleks ka hirmus, kui kuidagi teisiti oleks. Aga no, Eesti kultuuris on enamasti nii. Venelastel on ka enamasti nii, muide. Ei ole suurt vahet. Ja kõik on hästi, võib väga hästi olla ka niimoodi, et ema on siin, kui isa on siin ja ema on siin, siis on kõik korras. Siis on täiendavad teineteist ja loovad teineteisele eeldusi. Ja selle koha peal nüüd rollist järgmine arutlus nüüd tulebki rolli kohta. Mida rohkem keegi rolle valdab, seda suurem tõenäosus, et ta saab igal pool hakkama, et mitte ei juhtu. No saab aru, mis seal toimub, eks ole. Mitte ainult neid rolle ei tunne, millest ta ise elab, vaid ka neid rolle, millest teised elavad. Ja siis ta saab aru, miks ta nii käitub või teisiti, miks ta ei käitu, eks ole, miks ta üldse vait on. Vastasel juhul ei saa aru. Nii siis mida rohkem, seda rohkem. Teiseks, rollis tuleb olla täpselt. Kui oled rollis, siis peab püüdma olla täpselt. See täpselt on nüüd tähtsa asi, mitte kuidagi moodi üle nurga sinna poole. Ei ole, täpselt tuleb. Kolmandaks, tuleb olla oma rollis. Mitte ei trügi seal teise rolli, vaid oma rollis. Mõtle just järele, mis on sinu roll ja püüa olla oma rollis täpselt. Tähtis asi, raske asi. Neljandaks, rolle tuleb kergelt ja kiiresti vahetada. Praegu siin ruumis üks on lektori rollis ja teised kõik on nüüd, ma ei taha öelda kuulaja rollis. Mis siin kuulata on, see on mõtlema peab. Mõtleja rollis ja niimoodi ja arvud mõtiskleja rollis. Aga natuke tagasi olid hoopis teised rollid. Ja lõpeb meie arutlus ja lähme laiali ja satume jälle uued rollid. Ja täna on veel paljudel igasugused rolle. Ja kui mõni vermub mõnda rolli niimoodi, et ei saa sellest enam välja, see on invaliidsuse vorm. Mul on üks klassiõde, me õpetasime Haapsalu pedagoogilise kooli õpetajat kohe ja see vermuski õpetajaks ja ööd ja päevad õpetaja. Kõik värisevad, kui mõnel on sünnipäev, küsida, kas see ka tuleb. Ma vist jäin haigeks, ei julge minna. Mida sa, vaata, kuidas sa istu sirge. Ei nohise laua äärest. Ja vaata, kuidas sa kahvli panid. Kogu aeg teeb märkusi, kõik õpetab, kogu aeg õpetab. Ta ei saagi muud moodi liiguda. Seisab püsti, kogu aeg hakkab õpetab. Vaata, kuidas sul püksid on. Ja kas sa siis ei saa? Sellist inimest ei ole, keda ta ei õpetaks kogu aeg. See on invaliidsuse vorm. Aga niisiis rolle tuleb kergelt ja kiiresti vahetada, küll täpselt vahetada. Kui on situatsioon muutub, tegevus muutub, olud muutuvad, siis välja mõelda, mis roll on minul siin praegu. Mitte milline eile oli. Täna praegu siin, hetkel. Aga nüüd tuleb võti. Ja see on nüüd
tähtis. Ilmselt kui ma ütlen tähtis, siis see ei tähenda, et teised olid vähe tähtsad, aga see on nüüd kõige tähtsam. Selleks, et olla õnnelik. Näiteks, et isa saaks perekonnas olla õnnelik. Peab ta tegema kõik endast sõltuva. Et see, kes on vastandrollis, ja selleks on abikaasa, või need, kes on vastandrollis, perekond, saaks olla oma rollis. Kui see õnnestub, saab ta ise olla õnnelik. Kes pingutab selleks, et olla oma rollis ja ajada oma asja, on enamasti õnnetu. Kes toob meelde? Ei näe soovijaid, ega ma ka ei vaidleks, aga no ei. Aga mis siis saab, kui see A-roll jääks tühjaks ja naine ja mees mõlemad tahaksid seal all B-rollis olla, et üks nurk jääb tühjaks, kas... Jah, siis ma ei ütle, et siis tuleb puretseda majasõberaga. Aga ega head ei ole midagi. Üks nurk olla ei saa? Ei ole hea, hakkab lonkama. Ja enda aja küsimus, kuna see lonkamine läheb juba loksumiseks ja loksumine läheb ikkagi, aga käia hakkab viskama, ega siis käiata ei saa. Ja see on, ajab võib-olla alguses natuke naerma, aga see ongi elu loogika. Ja need seadusi siin ilmas on 3 liiki. On loodusseadused, on ühiskonnaseadused ja mõtlemisseadused ehk loogika. Kõik need seadused ilmnevad seaduspärasustena. Me praktikas saame kasutada seaduspärasusi. Ja nii nagu looduses, ikkagi võid ju ka need loodusseaduse rikkuda mingi määral. Aga see on ainult aja küsimus, kuna saad siis selle eest laksu kätte. Ja ühiskonnaseadustega on sama asi. Seda, mida oleks vaja muuta, ei saa muuta ühiskonnas. Looduses saab. Kui see pildikas on vale koha peal, no ma panen ta teise kohta. Kui see pult on vale koha peal, ma tõstan ta ringi. Materiaalses või ainelises maailmas saab muuta. Mittemateriaalses ei saa. Muuta saaks selle tegureid. Aga tegurid tuleb avastada, sõnastada ja heal juhul ka avalikustada. Välja öelda, mustvalgel kirja panna, täpselt panna kirja ilusti. Aga Ülo selle skeemi kohta veel ma küsiksin korra, et nüüd kas siis see desintegreeriv emotsionaalne ämm on täitsa vältimatu või? Et ma olen mõnda meesterahvast kuulnud kiitmas oma ämma, siis on ta siis peast soe? Ei pruugi olla. Aga noh, kui juhtub perekonnas mõnikord niimoodi, et tegelikult ega need ei pruugi kõik koos elada. Nad elavad kust tahes ja noh, nad on mõtteliselt koos, mitte füüsiliselt koos. Aga kui juhtub, et noh, enamasti ju see äi lahkub esimesena. Naised elavad tänavast 5, 6, 7, 10 aastat kauem ju keskmiselt. Aga kui juhtub vastupidi, ega see äi ka mingi kingitus ei ole. See libistab õlut hommikust õhtuni ja lobistab. Ega üksi, aga kui ämm on olemas, siis ämm hoiab selle enam-vähem korras, siis pole häda midagi. Ja aga noh, kui organisatsioonis juhtub niisugune asi, see ei käi ainult perekonna kohta, asutusettevõttes ka. No direktor peaks olema enamasti A, eks ole. Ja peainsener on siin ju. Peainsener hoolitseb selle eest, et vana seadmed välja vahetada, uus tehnoloogia sisse tuua, laiendada, täiendada, asendada, kogu aeg mõtted on kogu aeg tulevikus ju. Direktori asi on hoida, tugevdada, kindlustada, olemasolevad. Aga kui nad mõlemad on olemas ja teineteist suudavad kannatada, siis lähevad asjad hästi. Aga iseenesest läheb kõik ainult nässu. Selleks, et perekonnas saaks päris kenasti edasi elada, peavad mõlemad või ütleme kõik pooled omamoodi pingutama. Kõigepealt teadvustama, et need rollid on erinevad. Nendel on mõlemal on mõte, juhul kui on teine ka. See on see koht nüüd. Ja isa
nii ma hakkan lugema, mis ta kõik veel peab olema. Keegi ütleb, et tead, see on liiga palju. Liiga hea ei saagi olla, muide. Pole karta, seda ei maksa karta. Seda ei maksa karta. Nii, nüüd läks ka asjad sassi siin. Ahaa, jah. Igaks juhuks ma tahaksin kutsuda korraks mõtlema nüüd selle üle, mitu seost inimeste vahel on. Ja mitu seost peaks olema, isa jagab välja oma rolli, kui ta tahab tabada. Ta peab aru saama, missugused need seosed üldse on. Ma teen siia nüüd, paneme ema, isa, paneme siia kolmandaks lapsi, just nagu üks oleks. Niisiis, nendel on vastastikune suhe, eks ole niimoodi. Ja muidugi mõista, ikka. Küsimus, kui palju suhteid on? Triaadis, see on 3 on triaad, 2 oleks diaad. Kui palju on suhteid? Praegu on siin 6. Kas on veel? No need ämmad ja äiad tuleb ka. No paneme praegu esialgu, pea ei võta nagu nii rohkem. Võtame 3. Kui 5 tuleb, no siis minu kaastume. Siis enam ei tegelikult aru ei saa, aga kohe vaatame. Häda on ju selles, et kõigil neil on enesereflektsioon. Kõigil neil on kujutlus iseendast. See on nüüd tähtis asi. Neil kõigil on kujutlus iseendast. Ja me suhtleme mitte lihtsalt teise inimesega, vaid arvestades tema kujutlust iseendast. Ja peame väga täpselt teadma, mida ta iseendast arvab. Ja ainult, kui seda ei arvesta, ei tea, siis suhelda ei saa. Või noh, saab, aga siis läheb nässu. Niisiis. Nüüd selleks, et tegelikult saaks suhelda, peavad nad kõik teadma ju ka seda, kuidas keegi suhtub teistesse. Kui nüüd mul oleks teist värvi pliiats, siis ma teeksin ema, isa koos suhtuvad lapsesse. Laps peab teadma, kuidas suhelda mõlema vanemaga korraga. Sagel on ju see trikk, et kui laps jagab välja, et ahaa, seda, mida mul tarvis on, seda ema lubab, aga isa ei luba. Järelikult tuleb asi sättida nii, et isa ei saa teadagi. Küsin ainult ema käest. Ongi käes. Ja kui siis midagi hiljem juhtub, siis on mul lõpus. Ise tegelikult teades väga hästi, et see ei ole üldse mõistlik. Aga no ema ei tihka keelduda ja ongi käes. Isa ja laps koos, emaga suhtlema. Ema ja laps koos, isaga suhetega. Ja juba on nii keeruline, et suure vaevaga veel suudab jälgida. Aga kui nüüd panna siia veel mõned inimesed, noh lapsi näiteks on nüüd 1, vaid 4 või 7, siis see läheb keeruliseks. Tegelikult ei jaga enam. Ja kui äi ja ämm ka tulevad ja siis ma räägin niisuguse nalja, mis päris ilus ei ole, aga mul oli üks tuttav saarlane, 10 aastat Siberis vangilaagris ja nii kange mees, mitte ühte ainsat venekeelset sõna ei õpi, vaata mitte ühte sõna ei tea. Räägitakse, tema vaatab klaasist silmadega otsa ja aru ei saa. Pandi ta 10 korda kartsa ja igast asju, ei saa ja kõik. Lõpuks lasti vangist lahti, laagrist viimasena ja aga kuidagi ta Saaremaale tagasi sai. Ja siis kolhoosis hiljem selgus, kui oli, midagi oli külge jäänud. Kui mõni asi oli nii nässus, et no täitsa nässus, pole mõtet tegelda siis huusimme. Tähendab inimestel tekib, kui ta üldse enam ei jaga, siis tekib tunne, et sellega ei tegele. Tegelikult on see põgenemise vorm. Põgenemise vorm on igasuguseid. Üks asi on põgenetakse raskuste eest, lihtsalt tegeled teise asjaga. Noh, hakkad sporti tegema. Võib juhtuda, et sukeldud töösse. Mõni sukeldub, ma ei tea kuhu, seksi. Mõni sukeldub tõesti sporti või alkoholi ja narkootikumid ja suitsud. Ja need on kõik need suur asendus
või surrogaatregulaatorid, eks. Need ongi selles põgenemise vormid kõiki. Tegelikult inimene ei saa oma ülesandega hakkama, natuke häbi hakkab, tundub, et noh, kuidas me siis niimoodi. Aga selleks, et see välja ei paistaks, siis hakkab tegelema millegi muuga. Ja kui on märgata, et keegi hakkab eelistama igasugused põgenemise vorme, siis tuleb hakata otsima, milles on asi. Põgenemist ei saa vähendada, võimalik on vähendada seda, mis põhjustab põgenemist. Ja suur osa nendest igasugustest õnnetustest, abieludest ja laste kasvatusest ja kõigest muust juhtubki see tõttu, et inimene ei suuda iseendaga hakkama saada. Ei saa ise hakkama. Ja siis hakkab seda teiste peal välja elama, hakkab otsima igasugused puudusi ja igasugused hädasid ja pahandama ja õiendama ja selgitama. Ja pangem tähele, et ka mõned elavad ennast välja laste peal. Ja nüüd tuleb väga meeles pidada nende asja pisikese, tuleme veel kord pisikeste laste juurde tagasi. Lastel on erutusreaktsioonid, on tunduvas ülekaalus pidurdusest. Kui laps näiteks nutab, siis mingil juhul ei või tal öelda, kas sa jääd ükskord vait, suu kinni ja mitte üks püuks enam. See on kuritegu. Sellist asja ei toida. Laps ei suuda, see ei ole võimalik. See on väga raske, ränk viga. Tuleb kuidagi lohutada, leida, mis mingi tähelepanu ringi tõsta mingi teise asja peale või saavutada niimoodi, et ta tasapisi rahuneb ära. See võib selline reaktsioon võib esile kutsuda raskeid psüühikhäireid. Psüühik läheb korrast ära sellise asja peale. Ja isad mõnikord ei suuda kannatada, laps karjub. Ja hakkavad käratsema lapse peale. Väga raske viga. Uskuda sõnu. Me tahaksin psühhoneuroloogilistesse protsessidesse minna praegu. Nüüd edasi. Kui sa kohe ei jäta järele, lähed otse kohe magama. ei tohi mitte mingil juhul ähvardada last sellega, mis on enesest mõistetav. No muidugi lähen magama, aga mitte sellepärast, et ma siin praegu ringi jooksen. Ja niisiis, mida ma nüüd rääkisin, mis ma rääkisin, aga mis ma öelda tahtsin öelda, et enne kui me kuidagi moodi pöördume ja midagi teeme, peaksime mõtlema mitte selle peale, mida me teeme, vaid selle peale, mis selle tegevusega kaasneb, mis selle taga on. Mis selle tõttu juhtub. Ja selle koha peal nüüd emad on palju südamlikud, tähelepanelikumad. Ja kui me hakkame otsima neid, kes neid vigu sageli teeb, need on sageli isad. Pangem tähele, et siin on niuke teistpidi värk. Niimoodi nüüd järgmine asi. Proovige korras kodus teha. Kas me oma ette ja niimoodi võtta, ühte otsa paneme näiteks karm ja teise otsa leebe ja vaenulik, sõbralik, töökas, laisk, kindlameelne, kergemeelne. Niisugused skaalad. Ja keskel on, ütleme 0 ja siia tuleb ühte poole ja teist poole, keskelt nulliks saab mõlemal poole ja võib ju teha ka näiteks niimoodi, et kuidas oli 10 aastat tagasi ja kuidas praegu, kui me vaatame, kust poole siis nihkub asi. Ma ei ole kindel, et seda tohiks teha teistega koos. See võib öelda ebameeldivused olla. Aga omaette võiks analüüsida ja kõigepealt enda kohta ja alustame igal juhul ja alati endast, mitte teistest. Ja siis vaadata, mis osas on, pole viga, päris kenasti, mis osas mul on keha võitu. Ja ei hakka endale valetama. Teised valetavad nii kõik kohad täis. Ja endale ise ei valeta. Ja siis võib ju paluda, et keegi, seal, ei tea, oleneb suhetest muidugi. Et kui siin prouad ise teevad enda kohta, siis võib öelda, et tee sina ka. Vaata, mis sul välja tuleb, pärast võime vaadata.
mida sa enda kohta arvad ja mida mina arvan. Aga ma ütlen veel kord, see on ohtlik värk. Ja igatahes pärast ei maksa mind süüdistada. Ja hoolsus ja täpsus ja sõnapidamine ja niisugused asjad. Aga niisugused kõlbelisi karakteristikuid vastanditega koos ja siis on päris tore vaadata ja avastada iseennast. Pole tähtis, kui vana keegi, mis vana, ma ei tea, kes on hobune vana. Aga inimesed, mõni on üsna noorelt päris vana, teine on päris vanalt üsna noor. Nii et see küsimus, kui palju meie eluaja jooksul see planeet Maa on ümber päiksetiire teinud, see ei loe mitte midagi. Inimese vanus ei sõltu elatud aastate arvust. Ja ajaühikuks on ikkagi enamasti sündmus. Mida tihedamalt on sündmusi, seda kiiremini kulgeb aeg ja seda pikemaks osutub elu. Ja see individuaalne minut, see on tähendustamavate sündmuste vaheline periood. Mida lühem see on, seda kiiremini aeg kulgeb. Mõni suhtleb ennast surnuks ka mõnikord. Aga meie ei ütle selle kohta midagi. Isegi ei tunne kaasa. Aga nüüd ma ei tahaks hakata hariduse juurde rohkem tulema, küll aga ütleksin mõned detailid, mis on otse väga seotud isaga. Sest et koolis nõutakse teadmisi ja eeskätt isegi oskusi. Peaasi, et teeb nii nagu kästud, siis kui kästud, seal kus kästud, sellest mis kästud ja punkt ja kui on tehtud, siis võib-olla saad 5, kui ei ole tehtud, siis saad 2 ja mine istu kohal. Aga isa asi on äratada inimestes usk endasse. Tüdrukutest peavad kasvama naised, poistest peavad kasvama kõvad mehed, tahtekindlad, asjatundlikud, ausad, õiglased, vaprad, kes kaitsevad, hoiavad, tugevdavad, kindlustavad, kelle peale võib alati loota, kindel olla, kes on ustavad. Ja need on kõik mehe omadused. Ma ei ütle, et naised ei saa neid, emad ei saa neid oluliseks pea, saavad küll. Aga kui isa ei ole, siis need jutud jäävad üsna, võib-olla peale, mitte väga kindlad. Ja neid omadusi ei saa kujundada pelgalt jutuga. Need kujunevad läbi eeskuju. Eeskuju. Ja ema ei saa olla lapsele isa eeskujuks. Ema saab olla ema eeskujuks. Hellus, õrnus, hoolivus, südamlikkus, tähelepanelikkus. Ja pühendumine ja need asjad on ema saab eeskujuks olla nii poistele kui tüdrukutele. Aga isal on teised. Ja nüüd näiteks see, et igal juhul oludest hoolimata absoluutse kindlusega püüdleb õigluse ja tõe poole. Ja õigus ei maksa mitte midagi, kui seda aetakse ebaõiglaselt. Ja kui ei erista tõde, siis ei saa olla aus. Ja ausus on ehedus ja niisugune kindlameelsus ja need on kõik põimingus omavahel. Need võime rääkida ükshaaval, aga nad toimivad ju ühes inimeses korraga. Vastastik keerukate struktuuridena. Ja mõnikord teinud üks näite, nagu mingis väga vanal ajal juba Eesti talumees ju mõtles tünni kui mudeli abil. No mis mõte on lihvida ühte tünni lauda, kui kõrval teist polegi? Teha veel pikema laua, eks ole. Aga kõrval teine laud on 10 sentimeetrit. Mis mõte sellel on? Tünn on ikka siis, kui on kõik lauad. Ja vitsad peal ja põhi all. Ja põhjaks on antud juhul selles mudelis praegu, mida me siin mõttes joonistame praegu. On ikka kultuur. Tavad ja kombed, müüdid ja tabud, väärtused ja normid, aated, ideaalid, muudavad kultuuri põhja. Ja selle kultuuri põhja kui terviku punumine saab toimuda kenasti ikka ainult isa ja ema
koostoimes, mitte üks või teine. osa on selliseid asju, mida loovad mehed, osa on neid asju, mida loovad naised. ja asendada on väga raske. ma ei saa öelda, et täitsa võimatu. Mingid võimalused võib-olla tekivad ja kuskil saab ju saata kuhugi laagrisse ja nii, aga ma ei tea. aga mis võrdõiguslikku see volinik räägib selle peale? võib-olla peaksite minema tema käest küsima. ma temaga ammu enam ei suhtle. ma suhtlen hea meelega, kui inimene saab aru, mis ta räägib, aga kui ikka täitsa rumal on, siis ma ei suhtle. ma nendega ei suhtle. nüüd tähendab ja siin ongi selline asi, et osa on mingisugused poliitilised niisugused kokkulepped aga osa on ikka inimesele loomuomane ja kellel see meelest ära läheb, võib ju kasvõi piiblist vaadata. ja kui sellest aru ei saa, no siis ma arvan, kaastundest ka ei piisa. õnnetus inimesele, mis teha. nüüd üks väga tähtis asi. inimese arengumehhanismiks on tunnustus. ja kui keegi siin hakkab praegu rääkima, et talle on täitsa ükskõik, mis teised temast arvavad, siis ma arvan, et ta ei saa aru, millest jutt käib. meil on kõigile tähtis, et teised inimesed arvestaks, et kui on täitsa tõsiseltvõetav isik ja võib austada ja arvestada ja on võimalik ette näha, kuidas ta reageerib ühe teise asja peale. aga veel tähtsam kui tunnustus on imestus. kui keegi imestab, kas sina tõesti said hakkama niisuguse asjaga, vaat kui hästi. haruldane. ja see, kinnitan, see on isa koht. tunnustamine ja imestamine. no muidugi võib ema ju ka tunnustada ja imestada, miks mitte. las ta imestab ja tunnustab. aga kui isa seda teeb, see toimib kordades kõvemini. sellepärast, et ja nüüd tekib küsimus, miks ma nii arvan, see on arvamus. sellepärast, et isa peab olema kõlbeline autoriteet, kindel, kõikumatu, järjekindel, täpne, õiglane ja mitte mingil juhul niimoodi, et vahepeal on ja vahepeal pole. vahepeal ajab mingit jora ja siis on päris hirmus. ja see on üks asi, mida tuleb omavahel läbi rääkida ja mõnikord aitab ka sellest. panite tähele, kuidas ma ohkasin selle. nüüd aga tuleb 2 väga tähtsat omadust, mis inimesel on läbi elu oluline ja milles isa rolli asendada minu arvates väga raske. võimalik muidugi on. Need on kõigepealt sellest, et inimene peab välja jagama, et tal on kohustused. igal inimesel siin ilmas on oma kohustused. teiste inimeste ees, oma vanemate ees, oma vanavanemate ees on kohustused. on kodakondsusega kaasnevad kohustused, perekondlikud kohustused, ametialased kohustused, ühesõnaga igas valdkonnas on inimesel kohustused. kohustusi saab täita juhul, kui on vastavad õigused. see on nüüd isa koht. kui isa ei kindlusta, et kohustuste täitmiseks oleks kõik vajalikud õigused, pange tähele, siis on kuri karjas. emad annavad hea meelega kohustusi, aga ei lisa õigusi nende kohustuste täitmiseks. ja kokkuvõttes ei tule mitte midagi. reaalselt toimivad, ma panen nüüd sõrmed natuke naljakalt, õiguste, kohustuste ja vastutuse ühtsus. kui kellelgi on kohustus midagi kindlustada, kohustus otsustada, siis tal peab olema ka õigused seda tegelikult teha. tegelikult teha seda, millega täita oma kohustusi. ja sel juhul, kui ta teeb otsuseid, peab ta suutma ka vastutada selle eest, mis tema tegevusega kaasneb. kui õigused, kohustused ja vastutus ei käi kokku, kui üks nendest 3 puudub, pole teistel mitte mingit mõtet. ja see on nüüd koht, kus isa peab kindlustama. kui isa seda ei jaga või ta tegelikult ei tee, saab aru küll, aga ei tee,
Siis ohkame jälle. Siis on asi pahasti. Normaalsel juhul peaks ta seda tegema. Tõesega välja jagama, et see on minu kohustus. Ja nii tüdrukute kui poiste suhtes, tütarde poegade suhtes. Pannes seejuures väga tähele, et tütarlaste kasvamine ja tegurid on ühed, poistel on teised. Nüüd natuke nendest soolistest iseärasustest. 7-aastastel tütarlastel algab intellektuaalse tõusu faas. Poistel samas eas algab emotsionaalse tõusu faas. Ütleme 9-10-aastased tüdrukud on niisugused raudkullid, eks ole. Lenduvad ringi, kõik on lihtne, koolis on kõik arusaadav, kõik asjad on tehtud. Ei ole ühtegi raskust. Tüdrukud saavad algkoolis väga hästi hakkama. Väga harva, no mõnel ei tule välja, aga enam ei saa. Aga 9-10-aastased poisid on puht hädas. Püksid lööki, nina tati, naistad kadunud. Ülesanded on kindlasti liiga rasked. Kes neid oskab? Ja siis, kui õpetaja jälle muidugi naiste rahvas, eks ole, kiidab kogu aeg tüdrukuid ja häbistab poisse, kes on nii rollid ja vaata, missugused välja näevad. Seda ühe mehe süda ei kannata. Ja siis tahaks ju ka kuidagi esile tõsta tähelepanu saada, siis hakkab mingid lolluse tegema. Midagi targemat pähe ei tule. Torkab kedagi seal mingi sirkliga või ja siis see kisab ja kes tegi? Seisa püsti. Aga ongi kena, kõik vaatavad. Ka tähelepanu ikkagi sai. Aga kes juba hakkab lollust tegema, tavaliselt iga lollust kutsub esile vajaduse teha uusi ka, teised hakkavad ootama, kus just ära ei tee mitte midagi või. Ja siis varsti ongi niisugune paha poiss, eks ole, kui vähegi saaks, siis heidaks koolist välja. Igal aastal heidetakse koolist välja. Teate, kui palju lapsi või? Mitu klassi teed. Ja eeskätt poisid, no kooli jagu poisse heidetakse välja. Ja tüdrukuid ka, umbes 10% on tüdrukud, 90% poisid. Halva õppeedukuse pärast, talumatu käitumise pärast ja nii edasi. Siin on põhjuseid muidugi üks jagu. Ja ma ei hakka siin rääkima, et õpetaja palk on nii madal, et suurem osa mehi ei pea võimalikuks seal ju tööd teha või seal käia, eks ole, mis tööd teha. Seda võimalust ei saa kasutada. Kes selle kooli tööd tegema läheb, see on parem, kui ta sealt kohe ära tuleks. Kool ei ole töö tegemise koht. Kool on võimalus teostada ennast ja teenida oma rahvast. Õpetaja on kõige helgem amet päikese all, ütles Komenski juba. Aga mehi on koolis väga vähe. Ja need, kes seal on, mõnikord ei ole ka päris mehed, eks ole. Öelge nüüd midagi lohutavat siiski nendele. Ei muidugi on see imetlusväärne, kui mehed ka ikkagi on ja koolis on mehi tegelikult väga vaja. Ma tunnen näiteks ühte lasteaeda, kus on lasteaias on kehaskasvatusõpetajaks või see, kes nendele korraldab neid igasugust liikumismänge ja asju on meesterahvas. Käib spetsiaalselt, hoopis teise ala inimene käib neile seda tegemas ja kõik lapsed, tüdrukud, poisid, vanemad on hädas, et täitsa haige ja nutab, tema tahab tingimata minna ka lasteaeda, sellepärast, et täna on ja see tähendab, on imetlusväärseid, aga ja ma ei ütle midagi väga hullu ka nende meeste kohta, kelle sooline orientatsioon on mingisugusel viisil hälbinud. Aga ma arvan siiski, et oleks otstarbekas, et kui inimesega on mingi õnnetus juhtunud, ükskõik missugune, siis ta leiaks rakenduse valdkonnas, kus ta kasvatusprotsessile kahetsusväärset mõju ei avalda. Kas keegi tahaks vaielda? Või ükskõik kes. Teie ka töötasite koolis pikka aega? Kes? Teie ise? Mina? Mitte pikka aega, aga olen olnud muidugi.
ja mul on õnn natuke lähemalt tunda Vanalinna hariduskolleegiumi. No mis ma siin ikka kavaldan, mul naine on direktor seal. Ja seal on, see on üks väheseid koole Eestis, kus on poiste ja tütarlaste õppe on eraldi. Ja nii galantseid poissi on harva näha, kui seal on. Ma ei tea, kas te olete käinud Vanalinna muusikamajas, seal on kõrge trepp, üks on päris kõrge trepp on niimoodi. Kui seal midagi lõpeb, siis mõni noormees kindlasti ulatab tütarlastele käe, et sealt kõrgest trepist alla astuda. Ja seda ma küll ei ole märganud, ühesõnaga õpetajad ka ei tea, et nad seal omavahel tülitseksid, kusjuures teada ju on, et laste omavahel suhted ja kiusamine, kooli kiusamine, see on üks üsna metsik värk. See on väga-väga laialt levinud ja harva leiab kohti, kus see kiusamist on, ütleme niimoodi napilt. Aga kus pole üldse, öelge mulle ka, kui teate. Niisiis, kõne all oli nüüd kohusetunne, kohustused ja kohusetunne. Kohusetunne kujuneb läbi kasvatuse. Ja selles punktis isa rolli vähe tähtsaks pidada minu arvates võimalik ei ole. Isa rolli on väga suur. Kohusetunde korraldamine, see on isa rida. Emad on üks hellus ja õrnus ja täpsus ja südamlikkus ja see pool. Aga kindlameelsus, kord ja kohusetunne ja need on nüüd. Muidugi saavad emad ju ka selle kaasa aidata, aga kus on see võtmekoht. Ja nüüd tuleb palju raskem küsimus ja selleks on vastutustunne. Vastutustunne kujuneb läbi otsustamise. Teist teed ei ole. Või vähemalt keegi ei tea. Kui te teate, saate, öelge mulle ka. Nii, kordan. Vastutustunne kujuneb läbi otsustamise. Ja ma toon nüüd lihtsa näite. Ainult illustratsiooniks. Kujutame ette, et laps tahab õue minna. Ja tuleb küsib, mis ma omale selga panen ja mis ma jalga panen. Sellist asju ei maksa küll ütelda. Oletame, et on juba 4-aastane või 3-ni juba jagab ka. 3-ni juba jagab. Aga 4, 5, 6. Mingil juhul ei maksa ütelda. Ja kui natuke aega oled harjutanud, siis ta enam ei tulegi küsima. Siis läheb akna juurde, uurib, kuidas ilm on, saab vihma või paistab päike või vaatab puuladvas, kuidas tuult on ja siis peab mõtlema. Ja ta võib tulla ju ema juurde või isa juurde seletama, et õues saab vihma ja ma tahaks õue minna. Et ma panen omale potikud ja villased sokid potikute sisse ja keebi panen peale ja siis ütleb, vaata kus tark poiss, eks ole, nii tark poiss, väga hea. Ja siis saab tunnustada ja imestada ja kõik see, mis arengule kaasa aitab, eks ole. Aga mitte ütelda, et kus sa lähed, vaata, mis õues on. Õues vihm ja verele. Ja kui ta, ei maksa ütelda, et pane potikud, kui ta võib ju ise mõtelda. Ja reegel siit nüüd, üldreegel. Ära räägi lapsele midagi sellist, mida ta võiks ise välja mõelda. Ära käsuta tegema seda, mida ta võiks ise otsustada. Aita teda teel leida hea otsus. Kui ta teeb viletsa otsuse, võib küsida, kas sa seda võtsid arvesse, aga ma tahaks nende riietega minna. Aga kas sa seda arvestasid, et õues saab vihma? Ei arvestanud. No mõtle siis veel. Ei maksa ütelda, et pane keep. Mõtle veel. Vaata, mida teha, et märjaks ei saaks. Ja seesama, tuletan veel meelde selle lähtekoha. Vastutustunne inimesel kujuneb läbi otsustamise. Ja nüüd on vaja saavutada, olla küllalt haritud ja küllalt informeeritud ja küllalt kogenud. Harituse, informeerituse, kogemuse ühtsus võimaldab teha häid otsuseid ja vastutada selle eest, mis selle otsustamisega kaasneb. Kes otsustab, see vastutab. Tänan tähelepanu eest kõik.